Head kolmanda nooruse Rahvaülikooli kuulajad. Meil on pool aastat olnud korraldajate poolt süümepiinad, et ei ole saanud teile pakkuda huvitavaid, arendavaid loenguid, mida te olete oodanud, olete meile ka helistanud, millal ometi. Ja samas ma loodan, et te mõistate meie kõigi jaoks, eriti meie riskigrupi jaoks, on tervis ja selle hoidmine number 1. Siiski nüüd me oleme otsustanud alustada ja arvuti vahendusel saate siis vaadata neid loenguid, mida me teile siin pakume, ja poliitiliselt äreval ajal tahame me seekord sedapuhku pakkuda teile eelkõige rahustavaid kultuuriteemalisi loenguid, ettekandeid, nii nagu täna meil on väga meeldiv võimalus siin kuulata Eesti Kunstiakadeemia Eesti Kunstimuuseumi pakutavaid loenguid ja ettekandeid ning meil taustaks on lubanud teile ka muusikat mängida Voldemar Kuslap, mis samuti peaks teie arvuti juures meeleolu tõstma. Enda poolt ütlen, olge terved. Püsigem terved ja ilusaid päevi kasutagem looduses jalutamiseks. Tere, mina olen Kadri Piirimäe, tervitan teid siit Eesti Kunstimuuseumi poolt ning teen lühikese sissejuhatuse Anu Allikvee loengule. Anu Allikvee räägib täna kassidest ja koertest kunstis, nii et väga südantsoojendaval teemal, kuid mina räägin Eesti Kunstimuuseumi näitustest sel talvel. Muuseumisse on eakad ka sel talvel väga oodatud, muidugi tuleb olla ettevaatlik. Külastamiseks soovitan kasutada just päevaseid aegu, mil rahvast on muuseumides vähem ning desinfitseerige kindlasti muuseumisse tulles käsi ja sealt lahkudes ning kandke ka maski. Aga nüüd muuseumi näituste juurde. Alustame siis Vanalinnast, kus asub Eesti Kunstimuuseumi filiaal Niguliste muuseum. Niguliste muuseumis avatakse sel nädalal näitus Kristjan Akkermanni loomingust. Kristjan Akkermann oli barokiajastu Eesti üks andekamaid ja ka skandaalsemaid kunstnikke ning 4-aastane kunstiajaloolaste ja teadlaste uurimisprojekt on nüüd kulmineerunud üheks vägevaks näituseks Niguliste muuseumis. Adamson-Eeriku muuseumis kohe Niguliste muuseumi kõrval asuvas väikses Hubases muuseumis on novembri lõpust võimalik vaadata Kaljo Põllu näitust, mis räägib eestlaste ja eestlaste hõimurahvaste muinasmütoloogiastest, lugudest, legendidest, sellepärast et Kaljo Põllu oli üks Eesti ja Soome, ugri ning Põhjaala rahvaste pildilises keeles mõtestajaid ning tema teosed on tõesti väga hingestatud. Ja nüüd Kadriorgu. Väikses Mikkeli muuseumis on novembri lõpust avatud erakollektsiooni Peeter ja Külli Värniku kollektsiooni näitus, mille tuumiku moodustavad maastikumaalid Pallase kunstikooliga seotud autoritelt. Näha saab näiteks Konrad Mägi, Oskar Kallise, Ado Vabe ja Aleksander Vardi töid. Kumu kunstimuuseumis on praegu avatud Ado Vabe suurnäitus, mis on kunstniku seni suurim ülevaatenäitus ja käsitleb väga mitmekülgse kunstniku erinevaid loomeetappe. Näha võib nii abstraktseid avangardseid töid kui ka romantilisi maastikuvaateid pastellsetes toonides. Kumu kunstimuuseumis on praegu avatud ka suurnäitus Egiptuse hiilgus, mis räägib Vana-Egiptuse kunstist, igapäevaelust
ning see on üks rahvusvaheline koostööprojekt, mis on meieni jõudnud 3 aasta töö tulemusel Torinos asuvast Museo Egiziost ehk Egiptuse muuseumist. Ning Kumu puhul meenutan teile, et on olemas ka eakatele suunatud programm Kunstisari 60+, mis toimub iga kuu septembrist maini viimasel reedel, kus siis kõigepealt võetakse ette mõnus rahulikus tempos jalutuskäik Kumu näitusel ning sellest inspireerituna luuakse töötoas pärast midagi ka toredat. Kui teil on tuttavaid või lähedasi, kellel on dementsussündroom, siis neile ja nende lähedastele on Kumus pakkuda programm Taaskohtumised, mis kunstiteraapiliste võtete abil siis kord kuus kutsub kokku seltskonnad siis dementsetest ja nende lähedastest ning koos võetakse ette siis erinevaid sotsiaalseid tegevusi selles programmis. Ja Kadriorus asub ka Kadrioru kunstimuuseum ning seal on avatud praegu väga südantsoojendav näitus lemmikloomadest kunstis. Ning siit annan ma sõna edasi Anu Allikveele, kes näitust ja seda teemat teiega nüüd jagab. Aitäh! Nüüd on teil roheline. Aitäh. Nii, millal võib alustada? Andke märku. Võib juba? Võib. Tere, kallid kuulajad, et meie tänase loengu teema on koerad ja kassid kunstis. Ja see on siis seotud eelkõneleja poolt viidatud näitusega Alati meie kõrval. Ja tõesti, nad on alati olnud meie kõrval või vähemalt viimased 14 000 aastat, nagu räägitakse koertest. Ja uuemad uurimused näitavad isegi seda, et koer aretati hundist võib-olla isegi 25 kuni 30 000 aastat tagasi. Ja see toimus mitmes eraldi piirkonnas, nii Euroopas, Aafrikas kui Aasias ja igal poolt sai siis hunt koeraks ja algas inimese ja koera sõprus. Ja seotud oli see muidugi jahiga, sest see algne hunt-koer aitas inimesel jahti pidada ja hiljem sai osa saagist. Ning peagi arenes siis temast ka valvur, kellest oli abi kaitseks teiste vaenulike hõimude vahel. Aga mis puutub kassi, siis kassi tutvus inimesega on palju hilisem ja kass tutvustati umbes 10 000 aastat tagasi Lähis-Idas. Ja tema eelkäijaks on Aafrika metskass ehk ookerkass ja Euroopa metskass, kes samuti elab Euroopa metsades, temast ei ole kunagi tatsast looma saanud. Ja kassi on 2 tüüpi, ühed kassid geneetilist tüüpi A taltsutati Türgi piirkonnas ja Musta mere ääres ja Vahemere idaosas, teised aga Egiptuses. Ja kõige vanemad leiud kassidest koos inimesega on hoopis Küprosest 9500 aastat tagasi. Ja vaatamegi seda Egiptuse kultuuri. Vana-Egiptuse kultuuris on väga tuntud armastus kasside vastu ja see oli seotud nii sellega, et kass taltsutati Egiptuses, kui ka sellega, et Egiptuses oli armastatud kassi jumalanna Bastet. Ja tema oli armastuse ja viljakuse jumalanna, rasedate kaitsja, rõõmu, muusika, tantsu ja pidude jumalanna. Kõigega, mis on inimesel hea, meeldiv, tore, naiselik ja perekondlik seostus Bastet. Ja loomulikult oli ta siis selle tõttu ka väga armastatud. Ja esialgu kujutati teda siis naisena, kel on kassi pea, nagu Egiptuses olid ikka jumalad tavaliselt mingisuguste vihjetena loomapealised, aga hiljem arenes ta ka kujutis Bastet kui istuv kass.
Ja seetõttu on väga raske ütelda, kas mõni istuv kass Egiptuses on pastet või on hoopiski kujutatud reaalset kassi ja ka reaalne kass, päris kass võis inimese viia vaimsesse kokkupuutesse jumalanna pastetiga ja selle tõttu oli siis kassid nagu võiks ütelda kaitse all. Need kasse ei tohtinud tappa ja kui kass suri, siis teda leinati nii nagu inimest. Ja kodukass maeti koos inimesega, muidugi pärast kassi surma, teda ei ohverdatud inimese lahkumise puhul, omaette kirstukeses, kui oli tegemist siis rikas perekond, aga ka vaesed mumifitseerisid oma kassi ja otsid ta siis vähemalt kõrbeliiva, kus ta siis säilis. Ja mumifitseerimine pidi nii inimesele kui kassile tagama igavese elu ja loodeti, et nad mõlemad saavad siis teises ilmas kokku. Ja väga levinud olid kassikujulised amuletid, nagu siin on meie pildil praegu on näha, mis oli samuti siis kaitse ja maagilise tähendusega. Oli olemas ka kassitempel, praegu Kairost natuke lõuna pool, linnas nimega Bupastis. Ja see tempel ja selle templi kultus arenes välja siis Hilis-Egiptuse ajal ja see oli tegemist siis selle kassi jumalanna austamisega ja ka kasside austamisega, kuid selle on ka oma tume pool. Nimelt on tänapäeval kindlaks tehtud, et kui muidu olid kassid puutumatud ja neid ei tohtinud keegi tappa, seal toimus hoopiski kasside ohverdamine ja ohverdatud kassid mumifitseeriti ja kingiti selle jumalannale ja saadi sellega jumalannaga kontakt. Muidugi mumifitseeriti, nagu öeldud, ka kodukassi ja loomulikult surnud kasse ja alles tänapäevased uurimused, mis võimaldavad vaadata muumiate sisse, võivad ütelda, kas tegemist on siis ohverdatud või loomulikult surma surnud lemmikkassiga. Aga lemmikkassidest näeme siin paljudel piltidel, kus kujutavad siis inimesi elusana hauakambrites, nii nagu nad olid eluajal oma perekonna keskel ja selle perekonna juurde kuulub ka laua all olev kass, kellel on teinekord toitu pandud, teinekord ta sööb siin kala ja näete, seal ühel kassil on isegi kaelarihm ja jalutusrihm. Ja on kujutatud ka lapsi, kes mängivad kassidega, nii nagu tänapäeva lapsed seda teevad. Ja võib ütelda, et kassid olid siis Egiptuse kõige lemmikumad lemmikloomad, kuid lemmikute hulka kuulusid ka koerad ja teised loomad Egiptuses olid palju loomaarmastajaid, nii et olid neil ka selle ja linde ja kellelgi olid isegi lemmikkalad. Aga edasi koerte juurde vaatame koerte jumalat Anubist, kes oli surnute maja valdaja ehk siis nagu teispoolsuse isand, surnute riituse mumifitseerimise jumal ja tal oli saakali pea, võib-olla vihjene siis sellele, et saakal oli siis ka sõiga laipu. Hiljem kujutati teda teinekord ka koera peaga ja tema kujutuseks võiks olla siis koer või saakal, üks kuju siis on siin all näha. Nii et on jällegi küsimus, kas on tegemist päris koeraga või on tegemist Anubisega koera kujul, aga igal juhul see koera kuju omas ka maagilist tähtsust ja ühendas inimesi selle surnute jumala Anubisega. Ja kõige vanemad koerakujutised on veel vanemad kui kassi kujutuses, koer on ikka inimese kõrval kauemalt kui kass ja nimelt veel ennem seda, kui Egiptuses tekkisid dünastiad ühel paletil, kus on ta koos kaelkirjakutega ja ka esimese dünastia ajal, mis on juba 2000 aastat ja 3000 aastat ennem Kristust, näeme neid ka selle püüdmas. Ja samuti nagu kass on ka koer inimese kõrval laua all tema kodus ja ka koerad mumifitseeriti ja ka nemad siis elasid igavesti koos oma peremeestega, vähemalt egiptlaste arvates. Teised Vana-Ida kultuurid, nagu Sumeri, Babyloonia kultuurid, tundsid põhiliselt koera. Ja kõige vanem kultuur maailmas, Sumeri kultuur ja sealt edasi Babyloonia kultuur tundis jumalannat Kuulat, kes oli ravikunsti ja arstide patroon. Ja teda on mainitud siis kolmandal uuriperioodil 2047 aastast enne Kristust ja tema sümbol oligi koer. Ja sest koer parandas oma haavu lakkudes ja Kuula pühendatud koerafiguurid aitasid siis jällegi kontakti selle jumalannaga ja aitasid inimesi tervendada ja samal ajal võisid need motiivannid ka olla tänuks selle eest, kui nad olid juba terveks saanud. Ja selle tõttu me tunneme sellest ajast väga mitmeid huvitavaid koerafiguure, mis on küllaltki realistlikud ja me näeme, missugused koerad sel ajaks siis selles praeguses poliitilise korra järgi Iraagis siis elasid.
Ja need olid suured võimsad koerad, nagu siin me näeme siin jumalanna kõrval ühte. Ja tänapäeval on leitud ka nippurist temale pühendatud templivaremed, mille juures oli koerte kennel ja koerte surnuaed. Ja need koerad ei olnud ohverdatud, need olid templi koerad, kes aitasid ja ravisid inimesi, kes olid pühad koerad. Ja lõpuks, kui nad surid, siis maeti need pidulikud surnuaeda. Ja inimesed, kes seal templist abi said, kas see koerte kaudu, aga seal oli ka kasutatud ravimtaimi, kinkisid templile tänutäheks koertega plaate, mis võivad olla mõni väga suur võimas koer, nagu on buldog siin, buldogi eelkäija siin ühel pildil või hoopis selline imetav koera ema. Ja väga kena on sellest Uus-Babyloonia kultuurist pärineb pronksfiguur mees koeraga, kus mees paneb oma käe koera ümber ja tõesti nagu kallistaks teda. Selline lähedane kontakt inimese ja looma vahel on siin väga selgesti esile tulnud. See ei ole enam selline suur võimas koer rihma otsas, kes siin tirib ja oma jõudu näitab ja võib-olla vaenlast ründab või mingi jahikoer, kel on praktiline tähtsus. See koer on inimese sõber. Mis puutub aga kassi, siis on kirjalikud teated, et abivalmis kass saatis preestrite hinged paradiisi. Ja on teada ka, et kassi kasutati näriliste tõrjeks, aga kassid kultuuripildis peaaegu puuduvad. On leitud üks selline tore kassi pea, mille kohta mõned uurijad arvavad, et on emalõvi pea, aga kõrvade järgi üks ütelda ikkagi, et tegemist on kassiga. Kass oli ikkagi sellel ajal veel Babüloonias haruldane loom. Assüüria kultuur, mis järgnes siis Sumeri ja Babyloonia kultuurile, tõi kaasa jõu ja vägivalla kultuse ja tohutu suured võimsad koera, keda siis ülistati kui sellise valitseja võimu sümbolitena. Ja palee ukse alla, valitseja palee ukse alla maeti väiksed koerakujud, mille peal on ka nende koerte nimed, nii et me saame teada, missugused nimed olid Niinive ehk siis Assüüria kultuuri ja riigi pealinna koertel. Ja need olid väga agressiivsed nimed. Oma vaenlase vastu kibe, ära mõtle, vaid hammusta. Kurja peletaja, vaenlase püüdja, tema haukumine on valju. Nii et sellised väga agressiivsed ja õpetlikud nimed, mis võib-olla andsid sellele kujukesele ka veel erilise maagilise jõu. Ja väga palju on kujutatud koeri ka reljeefidel, mis kaunistasid siis kuninga paleed Assüürias ja tavaliselt on need tohutu võimsad jahikoerad, kes lausa kisuvad siin meeste käest ennast lahti, et siin tormata ja jahile, nende lihased on pingul, nende lõuad on vahused ja häda sellele, keda nad ründavad. See on omalaadi ka selline Assüüria võimu tunnus. Assüüria mehed suudavad selliseid koeri taltsutada, nii nagu nad suudavad taltsutada ka naaberrahvaid. Ja jõuame siis antiikkultuuri ja kõigepealt vaatame siis antiik-Kreekat. Antiik-Kreeka oli väga koerasõbralik maa ja koerad olid samamoodi nii tööloomad kui lemmikloomad kui tänapäevad, kuid sellegi poolest on ka nagu igal vanal kultuuril on ka neil oma pime pool. Ja koerad olid seotud maagiaga ja kuna usuti, et koer on seotud teatud mõttes teispoolsusega või mõne arvamuse järgi viis ka hingi teispoolsusest, siis sellises rahvalikus ebausus ohverdati neid maagia, allilma ja sünnitusjumalannale Hekatele, keda me siin pildil näeme kolmenäoliselt. Ja neid toodi siis öösel ja ristteedel. No Eesti kultuuris on ka ristteedel kohtumine vanapaganaga, samamoodi siis Vana-Kreeka kultuuris oli midagi selliste maagiline, müstiline, tumedate, pimedate, öiste ja meie mõistes saatanlike, aga nende mõistes sellise ohtlike ja surmaga seotud jõududega kokkupuude. Ja teise kultuur Kreekas, kes koeri ohverdas, olid spartalased, nemad ohverdasid seda sõjajumal Marsile, sest koer oli kõige võimsam ja sõjakam loom. Aga koeri kunagi ei söödud erinevatest teistest ohvriloomadest, keda kõiki söödi. Ja aga selle poolest enamus inimesi suhtus koertesse hästi, nad olid nende sõbrad ja seltsimehed ja abilised ja väga tihti siis kujutati ka kangelasi koertega või ka hoopis väikseid lapsi kutsikaltega. Ja vasimaalidel ja keraamikas näeme selliseid suuri võimsaid sõjakoeri ratsanike kõrval, aga ka pisikesi armsaid Malta koeri, väikseid valgaid karvaseid koerakesi, mis on ka tänapäeval täitsa samasugused, lapse joogikannukesel ja laps on käpuli, nii nagu see koerake siin on käpuli. Mõlemad on ühesugused armsad.
Ja väga põnevad on koera peakujulised jooginõud, kui need teisipidi keerata, saab sinna joogi sisse kallata ja juua, näete, siin on ka sang olemas. Sellised rüütonid võisid olla igasuguse looma peakujulised, aga praegu on need meil aktuaalselt koerad, mis on kujutatud väga sellised realistlikud ja me kujutame ka ette, missugused võisid antiik-Kreeka koerad olla. Ja koerad jõudsid ka Kreeka hauakividele, kui inimeste sõpradele, eriti lastehaudadele, kus kujutati, kuidas see surnud lapsuke oma lemmikuga mängis. Aga noormeestel ja atleetidel, nagu siin me näeme teisel pildil, on siis kõrval tavaliselt selline suur ja võimas jahikoer, kellega ta jahil käis. Aga teinekord võib olla väike koer ka mehe kõrval, kui tal oli selline lemmik. Ja me näeme siis sellel pildil, kuidas Kreekas koeri armastati, tal on isegi omaette väikene nagu diivani moodi padjakenedele õmmeldud. Ja see on siis ühelt inimese sarkofaagilt, kus siis tema lemmikkoer saadab teda siis ka pärast surma, kuigi juba kivikujuna. Aga ka koertele endale tehti haudu ja maeti neid ja on säilinud hauakivid, mille peal on isegi tekstid. Näiteks siin üks tekst ütleb, see on hukkunud koera Stefanuse haud, kes maeti nagu inimene, see oli siis väga eraldi rõhutatud. Nii et me võime kujutada ette, et lemmiklooma kannistud on midagi väga uut, et need tegid 19. sajandi lõpul ja 18. sajandi lõpul oli see aeg, kus hakati mõisatesse ja losside juurde koeri matma, nii et neil oli ka hauakivid, aga tegelikult on midagi väga vana, see oli juba kõik Vana-Kreekas. Ja kassiga kohtumine Vana-Kreekas, siin on koer ja kass kohtumas ühel reljeefil. Selle kohta on arvatud, et see on koera ja kassi võitluses, meestel on käes kepid, aga tegelikult oli see mood, elegantsed noormehed kandsid jalutuskeppe. Ja Hass on väga haruldane loom, kes siin tutvub siis vana tuntud looma koeraga ja vaadatakse, kuidas siis nende sõprus areneb. See on üks esimesi siis kujutisi koera ja kassi kohtumises siis aastalt 510 enne Kristust Kreekas. Ja hiljesemal ajal on kassi kujutatud vaasimaalidel, kuid harva, aga alati sellises mängimas. Kass ootab, et Ariadne lõngakera kukub maha, et ta saab seda veeretama hakata ja teisel püüab ta siis kätte saada seda, mida see tema emand on võtnud siis karbikesest. Äkki saab jälle mängida. Etruski kultuur siis Itaalias, Põhja- ja Lääne-Itaalias, siin näeme, kus see piirkond oli, on siis Rooma kultuuri nagu sisuline eelkäija, kuigi tegemist oli teise rahvaga. Ja nad olid ühtepidi mõjutatud ka Vana-Kreeka kultuurist ja nende hauakambrites on väga palju kujutatud koeri, eriti just jahisseenides, nii nagu vanas kultuurides ikka. Aga mis on täitsa omapärane, on see fersu ehk siis koerajuht, kes on äsitanud oma koera ühe peaaegu alasti mehe kallale, kellel on kott pähe tõmmatud, kes ei näe seda koera, kes peaks ennast selle koera vastu kaitsma nuiaga, aga see ei saa teda ja koer on teda mitmes kohast hammustanud ja selline ebavõrdne võitlus koeraga. Sellised võitlused olid siis gladiaatorite mängude eelkäijaks ja neid siis peeti matuste puhul etruski kultuuris ja hiljem siis Roomas arenesid nendest välja gladiaatorite mängud. Aga ka kass on etruski kultuuris olemas. Ühes hauakambris on ta siin kenasti kujutatud reljeefina, igasuguste majapidamisriistade all, aga siin on hoopis vaasil kujutatud teda ka hüppamas mingisuguse maiuspala järg ja mees siis mängib kassiga. Kassid ikka samamoodi nagu tänapäeval hüppavad maiustuse järgi ja mängivad lõngakeradega. Midagi ei ole muutunud. Aga antiik-Rooma kultuur siis järgmisena on väga tugevalt mõjutatud siis antiik-Kreekast ja selle tõttu samuti nendel nii originaalis see teosed koertega jahil, noormehed võimsate koertega ja ka jumalad koertega siis säilinud freskodel. Eriti Pompeis ja siin me näeme siis ühte sellist urdamoodi koera, mis jumala eest saadab, ka ühte väikest lõbusat karvast koera, mis oli täiesti selgelt ainult lemmiku funktsioonis. Ta on ehtne sülekoer. Ja olid ka suured valvekoerad, kes olid siis ketisuste kõrval ja nende eest hoiatati isegi mosaiitidega, ka vegaane, hoiatu koera eest, nagu tänapäeval on hoiatused koerte eest. Ja on alles ainult üks ketis olnud koer, kõik teised, kes hukkus siis koos inimestega, kõik teised on nähtavasti lahti lastud oma kettidest ja suutsid sellest linnast põgeneda. Nii et
See näitab ka roomlaste loomaarmastust, et isegi katastroofi olukorras lasid nad koerad ketist lahti, nad ei hukuks. Võib-olla ise jäid veel ise katastroofi tõttu langesid ohvriks. Aga edasi on siis väga olulised Roomas mosaiikpõrandad ja seal kujutati meelsasti Orfeust, muistsed laulikud, natukene meie Vanemuise moodi tegelast, kes laulis samuti loomadele ja teda kuulama tulnud loomade hulgas on tingimata alati koer, aga mitte kunagi kassi, sest kassi on veel väga haruldane. Ja muidugi ikka jahisseenid, eriti metsajaht, mis oli kõige ohtlikum, aga mis on Rooma kultuuri omapära, mida Kreekas ei ole leida, aga mõned on siis ka Hilis-Kreeka teost järgi tehtud. Lihtsalt me teame selle tõttu, et ka Kreekas olid sellised suured koerad. Need lihtsalt ei ole praegu, me ei tea neist, aga Rooma omad on üles leitud. Ja need on suured dekoratsioonid, elusuurused koerad. Selle ühe koera kohta arvatakse, mis on siin vasakpoole, arvatakse, et see on pärit termidest, teised võisid olla inimeste kodudes või aedades. Ja need olid siis sellised valvekoerad, koerad kutsikatega, sellises naljakas poosis koerad, kes nagu on kratsinud ennast ja poolele jätnud või veel kratsivad või uluvad või jahivad või on nad kutsikad hoopiski. Koerad olid siis Antiik-Roomas igal pool inimeste saatjana, nii päris koerad kui koerad siis kujudena. Ja koerad jõudsid ka haudadele, siin on arvatavasti siis inimese haud, mille peal tema lemmikkoer on kujutatud, ja koer valvab matuse urni, mille all on siis inimese tuhk, tema lemmik on siin peal. Aga koerad said ka oma hauakivid, mis on täiesti mitmed alles, ja ka nendel nagu Kreekas olid siis epitaafid ehk siis sellised mälestussalmid. Näiteks üks, mis on 1000 peale Kristust kirjutatud, ütleb nii: 1000 korda suudlesid sa mind südamest, enam sa seda ei tee, enam iial ei tuku sa nii armsalt mul kaelas. See siis näidab täiesti väga lähedast ja väga intiimset suhet oma siis koerakesega. Ja koerad olid siis ka unistasid ehteid, nii kaelaehteid kui sõrmuseid. Mis puutub kassi, siis Pompeis oli kass väga haruldane ja ükski kass ei ole langenud katastroofi ohvriks, me ei tea, kas neid ei olnud seal või suutsid nad õigel ajal põgeneda. Ja mosaiikidel siis kujutatakse sellist poolmetsikut Egiptuse kassi hästi teravate kõrvadega ja need motiivid siis tavaliselt ka korduvad ühest pildist teise, see on näha, et neid kasse ei ole nagu päris kassi järgi tehtud, vaid hoopis teise kunstniku teose järgi, kes võib-olla seda tõesti on seda kassi ka näinud. Aga nüüd korraks põikame hoopiski kaugemale ja vaatame, kuidas kassi on kujutatud Hiina kultuuris. Ja ka Hiina kultuuris, kus me teame, et nii koerad kui kassid kuuluvad toidulauale, sellegi poolest on olemas ka selline väga intiimne ja lähedane suhe nende loomadega. Need on nagu kaks paralleelmaailma. Võiksime tänapäeval ütelda, et nagu inimestel on kanad, kes on lemmikloomad, ja võib-olla ilukanad, keda üldsegi kunagi supipotti ei panda, kes on ainult dekoratiivsed, ja on kanad, keda me paneme siis oma toidulauale. Samamoodi siis Hiinas olid nagu kahte sorti koerad. Ja koerte kujud pandi hiinlastele hauda kaasa. Ühed olid siis sellised reaalsed talukoerad, nagu olid lehmad või teised loomad, mis olid siis osa sellest majapidamisest, mis ka teise ilma kaasa läks hiinlasega, aga teisipidi olid valvekoerad, kes olid ukse lähedal ja arvatakse, et mõned neist võisid olla Tiibeti mastiifid. No, siin on üks selline tõeline hiinakoer, see ei ole veel mastiif, aga selline rõngas sabaga, švitsilaadne, aga tige koer, kes haugub ja valvab siis seda surnut. Aga teine selline rõõmus, positiivne, nagu naeratav koer, see on siis talukoer, kes siin lamab. Ja jällegi üks valvekoer ja üks koer hoopiski oma kutsikaga. Ja mõlemad on siis hauapanused varasest Hiina kultuurist. Aga hiljem jõudsid siis koerte kujud ka hiinlaste kodudesse, nagu meil on dekoratiivsed esemed, siis nagu olid ka neil, ja tavaliselt olid need koerad paaris. Ja näete, siin on need kellad veel kaelas ja kaelarihmad, need on sellised lemmikkoerad, kes ei tohtinud ära kaduda, kes oli teada, kus nad siis jooksid ja ükski jahikoer ei ole kellukesega, sellepärast, et ta hirmutaks loomad ära, see on selgelt tegemist siis pere lemmikutega. Ja sellised lemmikud ka maeti nii, nagu maeti antiikajas pidulikult ja omaette kirstukestes, mõned olid isegi lakitud kirstutes maetud, teised siis võib-olla mingisuguses kandetoolis või majapidamises üle jäänud riistas, aga need olid maeti reeglina kirstudes. Ja
kui ei olnud kirstu, siis vaesemad inimesed matsid oma lemmikkoerad vaipade sisse keeratuna. Ka see on siis ilusti Hiina kultuurist teada. Ja olid ka tarbeesemed, nii nagu Euroopas olid tarbeesemed, näiteks sellised kirjapress ja teidist väga kallist materjalist, mida siis kasutasid õpetlased ja aadelkond ja samuti koerakujuline koer valvas siis neid kirjutusi. Ja oli siis ka tarbeesemed nagu nuustupakadoos, väga kallis punane vaas erilise glasuuriga ja on kujutatud ka inimesi, eriti naisi koertega, just oma väikeste lemmikkoertega, kes on siis süles, on kõrval, kes on alati väga armastatud ja hinnatud, aga ka mehed armastasid koeri ja näiteks Hiina kuningas või keiser Kingi-dünastia ajastust lasi maalida kõikide oma koerte portreed. Ja siin teisel pildil on üks jahikoer. Mis puutub siis kassi, siis kass jõudis ka Hiinasse hiljem, nagu ka teistesse maadesse, aga keskajal oli ta seal juba olemas. Ja alguses oli kass väga hinnaline ja kallis loom, nagu Euroopaski. Ja ka näete, kassil on kell kaelas, et ta kaduma ei lähe. Ja jälgitakse, kuidas ta lamab, kuidas ta mõnuleb, talle maalitakse isegi lilled peale ja see vasakpoolne pilt on siin kassikujuline õlilamp, siin all on tuli ja siis kassi silmad hiilgavad. See on tõeline öölamp siis. Sest kass kujutab just sellist kodusust, mugavust ja mõnusust. Selle tõttu on ka padjad kassikujulised, meie jaoks väga kõvad, aga nende jaoks täiesti tavalised kõvad padjad. Ja teekannud kassikujulised, kass jõudis ka päris teelauale ja need Hiina rullmaalid, sidimaalid, mis kaunistasid siis inimeste kodusid, kujutasid siis väga meelsasti kõike, mis on armas ja hea, lapsi, linde, lilli ja ka loomi, ja eriti siis väikseid kassipoegi ja ka selliseid uhkeid tõukass, eriti Hiinas olid siis karvased kassid, need peeti lõvikassideks ja siin on siis omaaegsed siiami kassid, mis kuulusid siis keisrinnale. Ka sellised kassid olid väga hinnatud ja neid muidugi keegi ei puutunud ja ka neid maeti siis mõnikord isegi pidulikult nagu koeri, kui nende aeg lõpuks täis sai. Ja näete, neil on isegi kalliskividest kaelakeed, kaelas tõelised keisrilikud kassid. Aga Jaapani kultuur on nagu Egiptus tõeliselt nagu selline kassidele orienteeritud, neil on isegi kasside tempel Tashiro saarel, kus saab siis esitada votiivseid palve tahvlikesi nii kasside terviseks kui enda heaoluks ja kassidega seotud jumalused siis need inimesi ja kasse aitavad. Aga nagu Euroopas on teada, et kassil võis olla ka negatiivne tähendus, siis Jaapanis on olemas ka selline albkass Nekomata kahestanud, näete, siin on tal isegi 2 saba taga, kes käib 2 jalal ja siis tegelikult on üks kõrgem teemon. Et sellist kasside vaenamist muidugi Jaapanis ei olnud, sest kass kehastas kõike head, ilusat, armast, meeldivat, aga see kass, selline 2 saba kass, teemonklass, see oli siiski kahtlane ja seda tuli vältida. Ja mis puutub siis koertesse, siis koerakujuline karbikene, hästi stiliseeritud muidugi, oli sobiv siis amulet ja oli pulmakingitus, mis tagas noorpaarile heaolu ja laste saamist. Aga see kass, kes lehvitab Moneko, see on isegi nähtud Eesti poodides, see toob raha õnne. Ja kassid on siis portselanist, siin me näeme, kuidas nad mängivad ja kui toredad sellised kaelaehted neil on siin peal ja näete, see kassil on rõhutatud mõnus ilme, tal on väga hea selles peres on olnud. Ja näete, mis siin toimuvad sellist pilti, kus üldse inimene ja loom nii lähedalt kokku saada, teda lausa musidatakse, seda kallistatakse, seda paitatakse. Seda on isegi Euroopa kunstis väga, väga harva, aga Jaapani kunstis on see täiesti normaalne nii meeste kui naiste puhul. Ja kassi kujutati siis hieroglüüfid, mängud, kassikujulised hieroglüüfid moodustavad mingi sõna, nagu siin antud juhul säga, kassid siis mängivad muusikat ja kassid inimese rollis, täpselt nagu Euroopa kultuuris, ja kassid muidugi ka portselanis, nagu ka koerad, siis inimeste saatjatena ja seltsimeestena ja lõbustajatena. Ja koerad olid siis eriti levinud netsuke, see on selline skulptuurikene, mis aitas hoida vöö küljes ühte karpi, inrod, kus oli väiksed esemed hoida, siin on näha siin skeemil, kuidas see töötab ja sellised netsukesed võivad olla inimkujulised, võivad ka loomakujulised olla, väga palju on koeri, sest koerad ikka alati saatsid inimesi.
Ja koerad samamoodi kui kassid on tegelikult Jaapanis väga armastatud juba ennem seda, kui Jaapan Euroopale avanes, see on puhas Jaapani kultuur, mitte Euroopa mõjudega kultuur. Need koerad võivad olla siin seljas elada nagu kassid, nad saavad ka kallistusi nagu kassid. Kõik see väga intiimne, soe, isiklik ja lausa füüsiline suhe nende lemmikloomadega on ka kunstis jäädvustatud. Sellele kõrval on muidugi sellised müütilised koerad, võimsad valvekoerad, väiksed arvedad kussikad, kes lapsi rõõmustavad, ja koerad ka Hiina kunstist tulenevalt ka Jaapanisse jõudnud selliste rullmaadile, kus on jälle kõik hea ja ilus, antud juhul siis koerad ja lilled. Mis puutub siis islamimaadesse, tuleme meile natuke lähemale, siis islamimaad armastavad kasse. Nimelt Prophet Muhamedil oli alati olnud juba kass ja seetõttu on kassid väga armastatud loomad. Ja kass on ainuke loom, kes on nii nagu puhas, et ta võib lakkuda vett ja seda vett võib kasutada pühitsuseks. Ükski teine loom seda teha ei tohi, kohe oleks vesi rikutud. Ja seetõttu on siis, kui kujutatakse mõnda looma, siis on see tavaliselt kass. Ja kui kujutatakse noalaeva minekut, mis on sama teema nii Euroopas kui islamikunstis, sest uskumused on samad, siis Euroopas on alati ka peale, kes 3 looma, kes alati on kaasa võetakse. Kohe kõige ees näidatakse, et kaasa võetakse hobune, lõvi ja koer. Aga näete, mis toimub islamis, ühtegi koera ei ole, koer on kuskil trummi topitud ja kaasa võetakse palju toredaid kasslasi ja üks päris kass, valge kassikene on siin nurga peal ennast sisse seadnud. Ikka alati kass võetakse kaasa. Koer seevastu on ju nii räpane loom, kes revitab baktereid ja on täiesti ebapüha, nii et ükski korralik moslem koera ei pea, aga on muidugi ka mitte korralike moslemid, kes seda teevad. Koer võib olla karjakoer, kaitsekoer, valvekoer, aga mitte kunagi ei tohi olla fanaatilisel moslemil koer lemmikuna. Aga nagu me teame, on ka mittefanaatilisi inimesi ja tegelikult on olemas isegi koerakennelid ka Araabia maades. Aga ametlikult ja suuremas osas on ikkagi hinnatud ikka kasse, kasse ja kasse. Ja seetõttu siis õlilambid on ka kassikujulised, sama mõte kui Hiinas. Kassi silmad kiirgavad ööse valgust ja samamoodi siis ka õlilambid kassikujulise ööse valgustamiseks. Aga päris ilma koerteta ei saa ka islamikultuur. Koerad on sellised rahvalike juttudes ja neid illustreerivates miniatuurides ja samuti siis jahisseene kujutates piltides. India ja Nepal on siis maad, kus nagu Euroopas vanasti kassi ei armastata. Mitte neid oleks taga kiusatakse, aga neid ei armastata, kassid ei ole lemmikud, neid ei hooldata. Need on lihtsalt elavad oma elu tänavakassidena, sest kassid seostavad ikkagi selliste pimeduse jõududega, sest nad käivad ööse ja jahivad ööse. Seevastu hinnatakse koeri ja on hävitusjumalana Shival ühe inkarnatsioonil Bhairaval olid kaasas koerad, nagu siin pildil on näha, ja on ka taevane emakoer Sarama tuntud, kes on kõikide koerte ema ja oli äikse jumala Indra lemmikloom, ega jumalatel võisid olla lemmikkoerad, aga mitte kunagi lemmikkassid. No siin me veel näeme seda jumalat oma koeraga, koer on küll väike jumal suur, aga eks see näitab ka siis selle jumala suuremat tähtsust. Ja Nepalis on olemas isegi üks vahva hinduistlik tempel, mis on pühendatud jumalanna Lakshmile, kus on siis võimsad suured valvurinaised laste ja tohutute koertega. Ja islamikultuur Indias toob siis kaasa ka koerte kujutamise miniatuurides rohkem, kui on siis teistes islamimaades, sest kultuurid segunevad ja see India mõju on täiesti olemas. Ja India ju koeri ei kartnud, aga muidugi domineerivad kassid, nagu see imetav emakass siin. Ja näete, see kassil on jällegi, nagu Jaapanis oli kaelarihm ja jalutusrihm, et see kass kaduma ei lähe, see on haruldane ja armastatud loom. Ja korraks veel pilk Kolumbuseelse Ameerikasse, kus eriti palju kujutati koeri Mehhikus, kus oli 2 liiki koeri, nagu Hiinas ühte söödi ja ohverdati, teised olid kodu- ja valvekoerad. Ja ka nagu Hiinas samasugune mõtlemine hoopis teises kultuuris, koerakujud kaitsesid haudu ja meil ongi siin pildil üks koerakuju, kes siin uriseb ja kaitseb siis seda oma omaniku hauda. Ja koerad olid siis sellised jooginõud, nii sama mõte nagu oli Kreekas, kuigi see jooginõu on teistsugune, istub praegu oma saba peal, aga tegelikult on sealt, saab seda jooki sisse valada ja välja valada ja teisipidi sellised kausid, koerakujulised, mis magavad koerad, need on väga sellised mõnusad, lõbusad, stiliseeritud
ja kuidagi väga tundub sellise kaasaegse joonega. Tegemist on ju tegelikult Kolumbuse eelse kultuuriga ja umbes 350–550 aastat peale Kristust loodud esemetega. Ja on ka koerad, millel on rattad all, laste mänguasjad, nii et ja mõned ka kassikujud. Siin me näeme jälle ühte sellist kannu, millele antud kassikuju. Kas see on nüüd päris kass või on see mingi kasslane, mis seal on selle ümber, siis teadlased vaidlevad. Põhimõtteliselt arvatakse siiski, et see võib olla mingisugune kohalik väike kasslane, näiteks oselott, sellepärast, et kassid iseenesest ikkagi need Egiptuses ja Türgis tasutatud kassid üle mere ikkagi ei ujunud ja need tulid alles pärast Kolumbust sinna. Aga kassikujuline või kaslasekujuline täpselt kann on olemas, aga nüüd Euroopasse. Ja mis puudub siis keskaega, siis hästi lühidalt võib ütelda, et armastatud olid koerad ja koerad muidugi kõikides oma funktsioonides olid juba olemas kaitseas, valvamas, jahtimas, lemmikloomana, sülekoerad aga koertele võis anda, ja koerad olid muidugi truuduse sümbol, koerad olid ustavus, sõprus, kõik head omadused, aga mõnes kontekstis võib koer olla ka halb, koer võis olla ahnus, kui ta näiteks kaitses oma kunti või kakles teisega kondi pärast mõnel pildil. Ja koer võis olla ka liiderlikus, kui ta paaritus näiteks seal emasega kõikide silma all. Aga tavaliselt oli koer siiski positiivses tähenduses. Ja mõnes tavaliselt on keskaja piltitel ka koer täiesti neutraalne. See on lihtsalt üks armastajapaar, siin, kes sirutab üksteise poole käsi ja nende vahel on üks koer, mis võib-olla viitab ka nende siis sõprusele ja truudusele. Või on ka selle mehe enda jahikoer, sest me näeme, et mehel on jahikull käes. Aga siin all piilub üks kass, ühte hiirt siin urus ja täidab siis oma kohustust. Alguses olid kassid siis keskajal vastupidi ettekujutusele kogu keska kiusas kassed, aga väga hinnatud loomad, mitte just lemmikloomad, aga praktiliselt vajalikud loomad just selle hiirepüüdmise funktsiooni tõttu. Ja neil oli ka tähendus, et nad võisid õnne tuua ja võisid abielu õnne tuua ja laste õnne tuua ja pruutpaaridele oli kasse kingitud, meremeestel olid kassid kaasas, et laev põhja ei läheks. Ja kõik see suhtumine muutus siis, kui kassid oli rohkem, kui kassid ei olnud enam haruldased kingitused, vaid kassid olid juba igal pool ja üldse ühiskonnas hakkasid pinged kasvama ja kuskil 1250 on siis see aeg, kus aga tulevad esimesed kirjutused kasside vastu, et kassid on seotud teemonitega, kassid on öised loomad, nad on saatanlikud loomad, aga see protsess kestis veel väga kaua, kui kõik inimesed hakkas nagu uskuma, et kassid on siiski halvad või vähemalt enamusest halvad, mitte muidugi minu kodukassikene, kes mul on väga vajalik hiirepüüdja. Nii et see paralleelsuhtumine, et ühtepidi kassid on väga halvad ja teisipidi kassid on ikkagi kasulikud, see jäi püsima, aga suurem see kasside nagu selline vaenamine hakkas peale 15. sajandi keskelt, nii et alles hilis keskajal renessansi piiril ja kõige rohkem siis kasse kiusati taga ja tõesti hävitati ja piinati ja lõbustused olid kasside põletamise lõbustused, ühtepidi religioossed nagu pidustused, võitlus saatanaga, teisipidi lihtsalt rahvalikud lõbustused, lihtsalt puhas sadism, see kõik langeb rohkem 16. sajandis hoopiski pärast keskaega. Aga siin veel kaks pilti keskajast, üks kujutab siis nunna, kelle Värtnaga mängib kass ja täiesti normaalne on, et kass oli veel kloostrites sellel ajal, kui hakati rääkima kasside vastaseid jutte, see on siis 13-14 sajand on see pilt dateeritud, aga 1500 see gravüür, mis on meil ka näitusel, kujutab juba kassi halba külge, kass siin sümboliseerib silmakirjalikkust, eest lakub, tagant kratsib, ütleb see keskaine tekst, hoidkes nende eest, no mõeldud on hoiatatud silmakirjalike inimeste eest, aga kass on muutunud siin sellise halbade omaduste sümboliks, mitte veel päris teemoniks. Aga me jõuame kohe 16. ja 17. ja ka edasi 18. sajandisse ja vaatame neid siis korraga. Ja kõigepealt siis teemade järgi mitoloogia ja kirjandus. Üks varasemaid ilusamaid koera kujutisi on vara renessansslik maal Cosimolt, kus üks hukkunud naisjahimees Prokrist leinab tema suur kurb koer ja ümberringi on selline suur lõpmatu pikk maastik nagu lein. Ja väga kuulus on Urbino Venus Tizianilt, üks pisikene väike armas koeraken on siis tema juures, kas see on prostituut, või on pruut, kelle kaasavara siin võetakse välja, näete siin üleval on kirjutatud tõlgendused, seal on erinevad arusaamad sellest, kui koer on tema juures ja lisab siis sellele sellist ubasust ja mõnusust ja vabadust sellele aktimaalile.
Ja mütoloogias saadavad siis koerad kauneid noormehi, kes olid muidugi ka jahimehed nagu Atoonist ja jahijumalanna Dianat. Ja loomulikult Orpheust, kellega me juba tutvusime, kelle juures on ka sellel pildil vähemalt kass. Ja mõnikord harva võib kass sattuda ka pildile, kus kujutatakse jumalaid sellist olmemiljöö, siin 2 jumalat talupoegadel külas ja siin ees on üks priiske talupoegade kass kujutatud. Ja koerad olid siis väga tihti dekoratsioon purskkaevudel, siin on siis ka üks näide siis koertega. Ja kirjanduses tooksin veel ainult ühe näite, Hull Maria on see tegelane valges ja see on Sterni Iiri kirjaniku romaani järgi tundeline teekond läbi Prantsusmaa ja Itaalia, mis on ilmunud ka eesti keeles ja seda lugu saate siis ka sealt lugeda. Aga praegu lühidalt, neiu läks hulluks pärast seda, kui peigmees ta maha jättis, isa ära suri ja kits ära jooksis, aga koer jäi alati tema juurde ja selle tõttu siis pildil on ta ka selle koeraga. Ja see mustas 6 mees teise pildi peal on siis selle romaani peategelane, kes selle neiuga siis vestleb. Ja edasi siis Vanatestamendi lugudes loomulikult on koerad alati paradiisi piltidel ja Noa laeva mineku piltidel ja Noa laevast tuleku piltidel, kuhu satub mõnikord ka kass. Aga Uue Testamendi lugudes on siis kass uskumatul kombel ka kõige pimedamal kassivaenulikumal ajal 16. sajandil võib olla ka hoopis Maarja kodus kujutatud. Kass ikkagi seostub emadusega, naiselikkusega, naise seksuaalsusega, ütlevad psühhoanalüütikud. Ja nagu siis vanas Egiptuses oli ta samuti selline naise ja perekonnaga seostuv loom. Ja seetõttu siis ka Maarja kuulutuse stseenidel, kus vihjab siis tema peatsele emaks saamisele, saab ju kasski väga tihti ise emaks. Ja koerad saadavad siis usulistel piltidel ikka kõike selliste pidusseene, antud juhul siis Veroneesi Kana pulmile ees on 2 uhket aadeliku hurdakoera. Ja Rembrandt on kujutanud oma gravüüril hoopis hea samariitlane, hoopiski ühte kagivat koera ja selle ümber teadlased vaidlevad, miks see seal on. Kas ta viitab siis sellisele mingisuguse elujõule või seksuaalsusele, mis vastandub siis sellele haigele, kes siin taisatakse öömajja, see on õnnetusele, tema tervenemisel, tema elujõud tuleb tagasi, üks teooria. Teine teooria on see, et midagi madalat on vaja panna, et see on nii kõrgeni ülev, see inimene aitab teist. Hea samaarlane on hea inimese sümbol ja siis midagi sellist kagivat koera kui midagi madalat. No on ka selline teooria, aga me ei tea seda täpselt. Rembrandt ei ole ise öelnud seda. Ja kui püha õhtuse emakoha piltidel varasemas kunstis, praegu antud juhul siis vararenessanssli meistri pildil Sixtuse kabelis on kujutatud kass ja koer vastamisi, siis koer sümboliseerib jüngrite truudust, välja arvatud Juudas, reetur Juudas, tema on kass. Sest kass ei ole ju inimesele truu, vähemalt tol ajas inimese arvates ta käib oma pea, ta koer jääb alati inimese juurde, nii et see, nagu kass läheb inimese juurest ära, nii läheb Juudas jüngrite ja Jeesuse juurest ära. Ja pühakute puhul siis saadavad koerad püha Rohust, väga aktuaalne tegelane, katkuhaigete kaitsja ja üldse epideemiate puhul aitaja, et nimelt tema jäi ka haigeks, aga temale tõi sööki üks koer, kes siin ka sööki toob. Ja teisipidi siis püha Dominikus, kellest koer seostub siis sõnade mänguga, dominikaanlased, tema loodud munka ordu, eks ole, kirjutada lahku, Dominikaanes on issanda koerad. Nii et siis nemad olid ka siis nagu issanda koerad, kes tõid siis maailma, kandsid siis edasi valgust ja tihti on tal ka nendel koertel tõrvik suu, siin antud juhul, kui see tõrvik põleb siin maas, aga koer on olemas. Ja ühel pildil pühakutega on ka kass, aga selle üle ei ole teadlased veel seletust leidnud. Kas see on siis kellegi lemmikkass selle perekonnal, kes on siin lasknud ennast kujutada või on tal mingi sümboolne tähendus. Kassil on väga tihti negatiivsed tähendused, lisaks sellele, et oli silmakirjalik, võis olla ta ka laista, võis olla liiderlik ja nüüd äkki pühal pildil kass, aga võib-olla on tal siin siis midagi sellist kodususe ja sellise mugavuse ja inimlikkuse ja soojade suhete tähendust, sest kujutatud on abielupaari, seda me ei tea, aga igal juhul antud juhul on kass positiivses tähenduses.
Püha Maarja enda juures ei ole ühtegi negatiivset looma. Ja jõudsime ka allegooriate ja sümbolite lähemalt. Peeter Brügeli kuulus maal madalamade vanasõnadel on väga mitmeid detaile, kus on kujutatud koeri ja kassi, mis tähendab mitmeid vanasõnu. See koer tuleb potist välja, see koer on juba kõik ära söönud, pead pidi potis, kassil kuljust kaelast riputama. Kui rääkida kõikidele oma ettevõtmisest, kass viib selle idee kõikidele laiali, kõik saavad teada sellest. Kondi ümber kaklemine ei ole üks meel, kui must koer tuleb vahele, tuleb vaen. Ja väga levinud olid barokiaeg, siis 17. sajandil ka siis allegoorilised maalid, kus siis kujutati nagu inimeste pahesid, kujutati loomade kaudu ja siis kassid on siis need rikkurid, kes lasevad ennast mõnusalt siin teenindada ahvidel ehk lihtinimestel, see on ühiskonnakriitiline pilt. Ja teine pildil on tore, kus kassid korraldavad kassikontserti, aga nootide asemel on hiired. Aga see oli siis ka 17. sajand oli ka aeg, kus nagu 16. kassidesse vaenulikult suhtuti, mille kõrval olid nagu näha ka, varsti näeme ka täiesti normaalsed kodukassid, aga on ka palju teooriaid, kuidas kassid on halvad ja vähemalt mõned kassid on halvad, eriti mustad kassid, eriti kõutsid. Ja kasse siis põletati koos nõidadega just sellel samal 17. sajandil. Ja isegi must koer võis olla halb, nii et siin vasapoolsel pildil on üks must koer, kes on muutunud tegelikult, näitab oma tegelikult paleti, on nagu lohe. Aga üks must koer on halb ka Tallinnas oleval pildil, see on Issanda muutmise peakirik vanalinnas ja Ivan Sarudnõi väga luksuslikult ja võimsalt nikerdatud Moskvas nikerdatud ikonostaasi üks detail kujutab endast püha ingel Miikali, kes tavaliselt trambib lohel, aga nüüd trambib suurel mustal koeral, mis kujutab uskumatu luterlust. No kujutad ette, see kirik on läinud luterlastelt õigeusklike kätte, nagu terve siis Eesti on valutatud siis õigeusu kultuurisfääri. Luterlus jäi muidugi püsima, selleks oli vastavad lepingud, aga selles kirikus on ikkagi tore oma triumfi demonstreerida ja nagu moslemid ütlevad, et uskmatud on nagu koerad, siis siin on siis ka need luterlust sümboliseerib must koer ja ikka must on see paha värv. Aga nüüd vaatame siis, kuidas on kujutatud päris reaalseid loomi inimeste kõrval, kes on vaba siis igasugustest tähendustest. Kõigepealt muidugi koerad. Ja juba keskaja ja uusaja piirilt saab alguse komme kujutada mehi suurte koertega ja naisi väikeste koertega. Suur koer siis antud juhul need hertsogi juures siis sümboliseerib tema võimu. Ta on ise nagu see suur koer, kellel on hambad, kes suudab ennast kehtestada. Ja samal ajal on ta ka mees, kes suudab ennast selle koera üle kehtestada. Ta suudab oma riiki valitseda, suudab oma peret valitseda, ta suudab ka ennast valitseda. Aga naine peab olema ilus ja armas ja hea, nagu see koerake. Ja muidugi see koerakene lisab veel naisele sellist armsust ja naiselikkust ja sümpaatiat ka selle modelli vastu. Ja nii olidki, meestel olidki päriselt suured koerad ja naistel väiksed. Ja veel siis renessansi ajast, juba natukene hiljem, 16. sajandist, siin üks erilist kiindumust välja näitab suur koer keiser Karl V ja Ungari Polantiin oma suure võimsa dogilaadse koeraga. Aga kui kujutati kääbust, kes oli tavaliselt mees suure koeraga, siis see oli naljakas. See oli siis selline koomiline pilt, kus näidati, kuidas koer on ka inimesest suurem ja kääbus ju pidigi nalja tegema, ta oli tavaliselt siis narri seisuses. Ja ka kunstnikud kujutasid ennast oma koertega ja siis me saame teada, et Rembrandtil, kes siin on vahvas idamaades riides maskeeritud ennast, on siuke tore puudlitaoline koer, aga William Hogarthil 18. sajandi satiiriliste maalide autoril on hoopis selline mops, vähemalt ta nimetas seda mopsiks. No tänapäeva mopsid on lihtsalt natuke paksemad, aga tolleaegselt oli see mops. Ja koerad võisid kaasa tulla isegi kirikutesse, vähemalt Hollandis, kus kirik ei olnud enam püha, kirik oli jutluse kuulamise ruum, nagu tänapäeval me oleme praegu siin hetkel saalis, samasugune saal oli kirik ja seetõttu tulid ka koerad kirikusse kaasa. Mis puutub siis naistesse, siis me näeme daami väikse koeraga, nagu peab ikka edasi ka 16. sajandil, aga kui naine on asevalitsa sisuliselt ju selle piirkonna reaalne juht, siis on tema kõrval suur võimas koer ja siin antud juhul ta paneb veel selle käe selle koera peale ja näitab oma võimu selle koera üle, koer nagu vajukski natukene madalamaks.
ja kõigele lisaks siis sellised tohutu suured võimsad kaelarihmad, mis sellistel olulistel koertel on, siis näitavad ka selle oma omaniku tähtsust. Tavaliselt on seal siis omaniku deviis või tema nimetähed selle kaelarihmal. Ja loomulikult on koerad nii vaeste kui rikastega, siin on üks räpane vaeline majapidamine ja üks uhke rikkurite majapidamine, kus ta on lasteseltsimees, ja edasi siis juba jõuame 19. sajandisse, koerad saadavad daame edasi. Isegi siis, kui selle väga paksu kuninganna juurde sobiks võib-olla keegi suurem koer, see väike koer rõhutab veel tema lopsakust, aga see on tema koer ja siin teda seal kujutatakse. Samamoodi siis meie muuseumi, see on koopia selle parempoolse pildi järgi, mis on kujutatud siis keisar Nikolai I tütart oma koerakese printsiga. Aga küsimus, me teame, et prints kuulus sellele printsessile, aga kas iga koer oli siis tegelikult selle daami oma või on see sinna juurde maalitud, see jääb teinekord kahtlaseks. Kui modell suhtleb oma koeraga, siin antud juhul katsub teda, annab käppa, hoiab süles niimoodi mõnusalt, surub kuidagi enda vastu, siis me näeme, et neil on lähedane suhe, see on tõesti olnud päris koer. Aga kui see koer on siia juurde maalitud, nagu selle mustas daamiskleidil, üks väike valge plekk, võib-olla see valget plekki on vaja, et see vastanduks selle ilusa valge kraele. Või on see tema päris koer, me ei tea seda. Sellepärast, et näiteks need kaks pilti tõestavad, et osa koeri ei ole üldse olnud need inimeste omad. Need korduvad tööst töösse kui üks motiiv, mis seda pilti täiendab. Nii et me ei tea, kas see sama koerakene, mis on samas poosis, kuulub sellele 3 lapsega perekonnale või selle punases kleidis tüdrukule või hoopis ühele daamile, kellest on ka sama koer on sülle pantud. Nii et kunstnikud kasutasid ka sama motiivi ära teise maali juures ja seda koera üldse tegelikult selle inimese juures olemas ei olnud, oli hoopis ühe teise inimese juures. Nii et seda täpselt tänapäeval alati kindlaks teha ei saagi. Aga siis me nägime tüdrukuid, vaatame ka poisse. Poiss suure koeraga tähendab muidugi seda, et ta on laps kuningas või samuti troonipärija. Aga tavalised väiksed lapsed, ka aadlilapsed, hullasid koertega võib-olla pildil täiesti nagu tänapäeva lapsed, nagu sellel 16. sajandi pildil Veronese töökojast. Ja nii suur koer, nii tõeline juba tänapäeva mõttes mastiff ja see nõjatamine sinna peale, see üleole tunne, mingisugune koer, see on ainult nõjatamiseks mulle. See näitab kuninglikku hoiakut, see on tulevane valitseja, see on siis kuningas Charles I poeg, kroonprints, kellest saab siis tulevane kuningas. Aga mis puutub siis tüdrukutesse, siis kui nad mängisid mingit rolli, näiteks jahijumalanna Dianat, see väike tüdruk, siis ka tema võib olla siis jahikoeraga, mis võib olla siis suurem, aga see ei ole kunagi siis selline kaitsekoer, nagu see mastiff on selle teisel pildil. See on ikkagi jahikoer sellisel juhul. Ja mis puutub siis 18. sajandisse, siis tulid moodi igasugused rokokooaeg, igasugused vallatused ja mängud koertega, mida kujutati. Ja mängud koertega võisid muutuda ka seksuaalseks, muidugi mitte, et koeraga oleks vahekorras olnud, aga lihtsalt oli erutav, kui see koer ja näiteks ülestõstetud jalgade peal oli või kuskil kõhu peal lakkus või kratsis. Et sellised mängud tüdrukutel tulid moodi ja neid kujutati ka kunstis. Antud juhul on meil küll portselanist üks variant 19. sajandi teisest poolest, kuid vana eeskuju järgi. Aga koerad võisid olla ka sellised tsirkuseartistid ja mängukaaslased, nagu siis on siin teisel poolsel pildil, kus nad siin lõbusalt tantsivad, kuigi tegelikult mulle tundub, et siin plaksutatakse nende saatel ka piitsa. Ja 18. lõpul, kus tulid moodi kõik hea, armas, looduslähedane ja loomulik, lapsed, loomad, pärismaalased, loodus, see oli siis selline tohutu suur vabanemine, ennem siis Prantsuse revolutsiooni, mille üks loosung oligi ju vendlus ja vabadus ja võrdsus, siis ongi lapsed ja loomad muutuvad kunsti üheks põhiteemaks portreedel ja siin nad on siis, me näemegi neid. Aga mis puutub daamidesse, siis nemad ratsutavad koos koertega väga romantiliselt. Ja 19. sajandi teine pool Kööli ajastu toob moodi suured koerad lastega, kus juures siis mitte lapsel ei ole koer, vaid koeral on laps ja see koer on siis selline truu valvur, kes valvab siis nende lapselikkust ja nende tärkavat naiselikkust. Ja realism 19. sajandi keskelt, mille üks esiautorid oli Courbet,
toob siis kaasa reaalsed koerad ja näete tema sellist uhkest pilgust, no näete, mina maalin nii nagu on, mina ei ilusta midagi ja ka minu koer on selline. Ja see toob kaasa siis reaalse taluelu kujutamise, milles alati on mõni koer ja teinekord ka kass, aga ka sellised ühiskonnakriitilised pildid nagu Venemaal Perov, kes kujutab siis neid õnnetuid lapsi siin veevankriga, kusjuures ka neid saadab üks väike koerake. Ja 19. sajandi lõpu impressionism toob kaasa siis sellise vaba, loomuliku maalimislaadi, mis sobib hästi seda loomade karva kujutamise. Siin me näeme siis, kui vabalt ja uhkelt see nagu lendavad need koerad inimese sülle. Aga korraks veel ka kasse. 16. sajandi kassid on siis küllalt haruldased portreede juures, aga me näeme siiski mõningad juhtumid siin on. Võib-olla nendel on ka mingisugune tähendus. Siin selle härral oli see kass vangas kaasas, see on täitsa teada, aga see daam siin kassiga piilub nii kavalalt, võib-olla on viidatud tema enda kassilikule iseloomule. Ja barokk 17. sajand toob kaasa siis mängud kassidega, kus siis kassid esinevad siis lapse rollis, keda siin söödetakse, kes võetakse siis sellistele lärmakatele piduslustele kaasa ja need kassikontserdid olidki siis sellised üritused, kus siis kiusati vastabiellunud, kui need ei meeldinud, see paar ei meeldinud rahvale. Ja kassid inimeste juures siis rokokoo ajal 18. sajandil muutuvad lõpuks ometi salongi kõlblikuks. Kassid muutuvad samasuguseks lemmikloomadeks, nagu nad on praegu, ja nad tulevad inimestele sülle, nad on kaasas, nad on daamide juures, nad on seltskonnas, mõned muidugi veel kratsivad, nagu siin teisel pildil on näidatud, aga üldiselt on kassid muutunud ka palju taltsamaks ja tekivad ka esimesed kassitõud. Eriti armastati siis pikakarvalisi kassi ja näete, sellel pildi kassi, kui daam mängib nii kassi ja koeraga, on nad mõlemad nagu võrdsed. Ja kassid võivad olla ka lastega ja eriti sobisid lastega, aga on ka üksikuid mehi, kes julgesid ennast juba kassiga kujutada, eriti kui neil on muidugi selline hinnaline pikakarvaline kass nagu sellel kunstnikul. Ja temal on laual ka koer, aga kass paistab olema siin tähtsam, kes paneb käpad kerrele sülle. Ja mõnel pildi kohe rõhutatakse, et kass on tähtsam kui koer, muidugi kui tegemist on 18. sajandi lõpuga ja siin, nagu siin vasakpoolse pildi näiteks, aga ka 19. alguses veel kassi toidetakse, aga koer vaatab seda pealt. Ja veel mõned pildid siis 19. sajandi algusest Ameerika üks tuntumaid pilte sellest tüdrukust ja kunstnik Forri portree sellises keskaja foonis, kus tuleb moodi keskaeg, selle juures on ka üks kassike kujutatud. Ja meie näituse töödest on siis oluline pianist Sofia Menter, kellel oli siis selline must-valge kass, nagu siin fotol on näha, see on meie ka fotomaalil kaasas, sest see saatis alati tema kontsertesinemist ja ootas lava taga. Ja impressionistid toovad kaasa tõelise uue kassipuumi ja kassid saadavad eriti Renoir pilte, kus nad on siis kord daamide juures, tüdrukute juures, kord lillede vahel. Kassid võivad ilmuda mehe sülle, rääkimata siis tütarlastest. Aga veel üks viimane teema, sõbrad. Kas alati on inimesed ja loomad olnud siis sõbrad? Me oleme rääkinud ka natukene tumedamast poolest, aga ka kunstis väljendub see. Koerad 17. sajandi baroki ajastul on näete, mängivad inimestega, need otsitakse kirpe, nad on laste lemmikud ja kaaslased. Aga mis puutub kassidesse, näete, neid kisutakse sabast, neid kisutakse kõrvadest ja kõik see vägivald, mis on toimub kasside vastu ühiskonnas, väljendub ka kunstis, kuigi sellises süütumas vormis kasside ja laste suhtes. Ja 19. sajandil jälle täielik rahu, idüll, tagasitulek, kassid on laste lemmikud ja nukude asendajad. Ja veel kord siis samad impressionismis. Ja korraks veel jahist. Jaht oli alguses selline suure mastaabiline maastikumaal, mis oli täis koeri nagu elus, aga baroki saabudes muutusid siis tulid moodi tohutud võimsad võitlusstseenid siis inimeste, koerte ja jahiloomade vahel. Ja koerte enda kaklused ja kasside kaklused. Ühiskond oli vägivaldne ja see väljendus ka loomapiltides. Ja koerad kasside vastu. Ja aga näeme, mis toimub 18. sajandil, konflikt on, kuid kaklust ei ole. Toimub ainult vastasseis, 19. sajandil need loomad pigem tutvuvad. Ühiskond rahuneb ja see väljendub ka siis kassi ja koera konflikti kujutates piltides. Ja mis puutub natüürmortidesse, siis
barokiaegsed natüürmortidel on väga tihti üks kass, kes alati õngitseb midagi. Tema on see inimene, kes jälgib oma instinkte ja ei tatsuta ennast, aga korralik inimene tatsutab ennast nagu koer ja ainult nuusutab seda sinki ja midagi ei puutu. Inimene peab oma kirgi vaos hoidma, õpetavad need natüürmordid. Ära ole kass, ole koer. Ja kõige lõpuks siis veel korraks koerte ja kasside portreed. Et nad hakkasid esimesed peale juba siis 17. sajandist, kus eriti tähtsad koerad oma kaelarihmadega jõudsid siis ja koos nimedega piltidele. Ja piltidele jõudsid ka üksikud õnnetud ketikoerad, võib-olla kunstnik seostus ennast ka sellise ketikoeraga, sest ta oli ise raskelt haige. Ja ka üksikud kassid, mis näitab seda, et tegelikult ka kõige süngematel kassipõlguste aegadel on olnud selliseid armsaid ja armastatud kodukassi, nagu kunstnik siin oma kassi on kujutanud. Aga 18. sajandil rokokoo tulekul tulevad moodi siis loomaportreed massiliselt, need jõuavad ka juba siis Baltimaade mõisatesse, mis saab alguse õukonnast, kõigepealt Prantsuse õukond, Vene õukond ja siit edasi adelkogukonnast, isegi kassiportreed. See maailma esimene kassiportreed on 750, mis on maalitud, aga gravüüris on esimene kassiportree Vene tsaari kass, Peeter Esimese isa kass. Aga see on nüüd täpselt või on fantaasia, seda ei tea. Ja kassid portreedena jõuavad nii nagu siis inimeste sülle, nii jõuavad ka siis lossidesse ja kodanlaste kodudesse. Kassimaalid juba selliste heade sõbralike armsate loomadena ka 17. sajandil. Kelle kõrval esinevad ka üksikud selliseid murdeid kasse, röövkasse, kes on siis selle saagiga veel kujutatud, nüüd nagu paralleelmaailm. Ja 19. sajandil loomulikult koeraportreed, ikka armastatud läbi aegade, nüüd juba sellist reaalses keskkonnas, nagu siin Walter Scotti koerad, kirjanikukoerad ja reaalsed päris koerte portreed, kes olid siis teenistuses, kas nad olid vetelpäästekoerad, kas nad olid päästekoerad. Ja näete, kui armastatud oli siis vetelpäästekoer Bob, kes oli eelmisel pildil ja kes päästis 23 inimest, ta jõudis siis absoluutselt kõikidele karbikestele ja kruusidele ja tassidele. Ja edasi siis tuleb kaasa võtta nunnumeeter, nagu öeldakse tänapäeval. 19. sajandi teine pool käib kaasa siis selliste üliarmaste loomapiltide buumi. No küll nad soojendavad ennast, nad imetavad koerad, kassid on veel armsamad. Aga selle kõrval on siis ka selline sotsiaalkriitilisi pilte, kus näidatakse, kuidas neid koeri ära kasutatakse ja kurnatakse lausa eesli seisuses, peavad nad siis siin vankrit vedama. Ja modernism toob kaasa sellise teise käekirjaga loodud kassiportreed, kus on juba suur roll ka selles, kuidas seda kassi kujutada, mitte ainult kes see kujutatud on. Aga üks armsamaid pilte on siis 1915 magav taks Max Liebermannilt, saksa kunstnikult. See on tema taks, keda kutsus kodutüranniks, näete, ta ei lase kedagi siia tugitooli, see on ainult tema oma. Ja kassid ei ole seotud ajaga, sest kassid on kuidagi ajatud, aga koerad on seotud kelladega. Näete, siin on mitu kella koertega, aga kassid võivad olla mingisugust tarbeesemed, tassikujulised, nuustupakadoosid. Ja tassid võivad olla ka väiksed kujukesed, mis kaunistavad kodusid ja losse, või võivad olla ka koerad sellised kujukesed. Ja 19. sajandi keskel läksid moodi siis suurest metallist kirjapressid, mis olid reeglina koerakujulised, kuid on ka üksikuid kasse. Ja Inglismaalt, kui me mõtleme tagasi korraks Hiinasse, kus olid sellised koertepaarid, Hiina koeratest said inspiratsiooni inglased, kes oma siis kaminatele panid siis koerakujusid ja ka kassikujusid. Ja kõige viimane pilt on siis lama Furt ja üks väga modernne kass. Me näeme, kuidas maailm muutub sellisest reaalsemast loomast, saab juba selline abstraktne loom. Kunst muutub, me oleme jõudnud juba modernismi ja see on üks teise loengu teema. Aitäh kuulamast!